Tere tulemast, Eesti discgolfi sõbrad. Oleme Hispaanias, Open de Españal. Today we are going to Spain! Ja ma tegin küll siin hullu practice roundi ja kõik nii edasi, aga ma mõtlesin, et me ei viitsi seda videot vist nii pikaks ajada. Täna ongi esimene võistluspäev, reede, mängin Emma1 grupis. Ilm on praegu väga hea, väidetavalt pärastlõunal läheb siin lapp ära. Aga praegu on kõik okei. Nüüd lähme teeme väikse soojenduse. Epi teeb mulle sisu, Epil on täna sünnipäev ka, palju õnne, ja siis peale ringi teen siis väikse recap'i ja panen mingid paremad palad siia, nii et see you. Võtame siis esimese ringi kokku. Esimene ring läks siin on liipi. Nii, siin oleme juba 4. rajal tegelikult. Esimest 3 oli siuke paras väristamine, +1 praegu skoor ja see oli esimene nüüd siuke maasikas drive. Ilusti mingi 4 meetri peal, aga putt tuli välja. Ma ei tea, võib-olla grammikene oli kõrge, aga no pigem hea putt. Aga no okei, läheme edasi. Päriselt lappama hakkas nüüd siin. Drive oli palju parem, kui ma arvasin ja putt mingi 7 meetri pealt. No ei saa alla visata ju. Ikka lähme proovima ja paneme kõlksti ja siis 2 korda veel niimoodi ja lihtne OB6. Nüüd siis 7-ga 3 peale, nüüd tekkis see nõme tunne, et tahaksin nagu hakata tagasi tegema, aga hoopis hakkasin vastupidi toimetama. No siin vähemalt ühe hea puti tegin, pääsin parri. Nüüd 10. rajal, eelmisel sain birdie, siin on siuke OB paremal, vasakul, igal pool. Vasakul tegelikult ei ole, aga ma leidsin ikka üles, et kühveldasin üle aia ilusti. Eelmisel suutsime tripla kokku panna lausa ja siin võtame ka veel tupla ja ütlen ausalt, ega siin mängutuju nagu enam väga palju ei olnud, aga mõtlesin lihtsalt sellele, et 3 ringi ja ma tulin siia nautima ja diskisid tohi kunagi alla anda, nii et vamonos, lähme. Oleme rajal 14 ja 13, üks kõige raskemaid radasid, siis mul video ei ole, aga õnnestus isegi birdie saada ja siit ka vist, nii et natukene mingit asja annab, aga no me oleme ikka mingi 7 peale midagi. Ja ega ükski headegu ei karistus, et siin oleme parri putil ja suudame sellest suure puti närvi kokku 5 panna endale, mis ei olnud nagu võib-olla kõige parem siia ringi lõppu. Kokku küpsetasime siis täna 7 peale, 100 punkti alla oma reitingu, aga ma ei tea, üli chill pool oli ja tegelikult nagu oli fun, nagu esimene võistlusring ka üle mingi 300 aasta üle üldse ring, nii et ma ei tea, suht nagu savi, läheme eluga edasi ja proovime homme paremini natuke. Nii et praegu ma olen siis mingi 65. kohal ja hakkame homme edasi grindima. No nii, teine ring on tehtud. Mul kahjuks täna mingeid videosid siia katteks ei ole panna. Tepi oli mul just haige ja täna sadas terve päev vihma, nii et me ei tahtnud tema tervisega riskida. Igatahes täna hommikul siis siin on üks väikene diskirada veel, kuna mul olid lähenemised nagu eile nii halvad ja nende lähenemiste pärast jäid kauged putid ja siis neid ära ei pannud ja kambakkered ära ei pannud. Et sealt nagu tuli nii mõttetuid stroke, et mõtlesin võib-olla nagu üks hea asi, mida lihvida natukene. Ja siis oli juba ringile minek. Pihma sadas suht terve aja. Alguses ma ei tea, nagu mul ei olnud nagu mingeid hulle emotsioone täna. Pigem oli nagu see, et tahtsin lihtsalt mängida, tahtsin nautida. Ja algus oli suht rabe jälle, kuigi ma sain tegelikult 2. ja 3. Sain birdit kätte, olin 3-ga -2 peal, aga need putid olid siuksed nagu suht shake'id. Sest noh, kui eelnev päev on nii sitt olnud, siis see on nagu ma arvan paratamatus, et sa ei ole mingi üli enesekindel. Aga nad nagu ronisid sisse enam-vähem, et selles suhtes oli nagu hea. Nii et jah, algus oli väga okei. Ühe õnnetu rolli sain, nagu ühe väga suure boonusbirdi sain. Siis ikka tuli päris 2-3 birdit tuli veel, ma olin mingi -4 äkki juba. Siis oli see hetk, kus nagu aju tahtis nagu iseennast hakata saboteerima jälle. Mees, sul on nii hea ring pooleli, vaata. Ära nüüd ära käki. Ja ma olen nagu liiga palju sellise nagu mindseti pärast häid võistlusi ära rikkunud või häid ringe. Kuulsin mingit sellist head nõuannet, et põhimõtteliselt, et nagu kui sul läheb hästi midagi, et mõtle sellele, et sa ei ole midagi veel võitnud. Töö on pooleli, vaata. Ja ma proovisin seda sisestada, et okei, las olla praegu -4, et ma võin siit võtta ühe tripla kuskilt ja ma olen põhimõtteliselt 0 tagasi. Et ära lase praegu nagu sellel heal mängul ennast ära hirmutada, mis nagu vahepeal juhtub, ma arvan, et paljud teavad seda tunnet. Okei, ei ladista nii kõvasti. Aga jah, ühesõnaga seda mindseti surusin endale veits peale, et nagu it's fine.
töö ei ole veel läbi, kõik võib juhtuda, keskendu, proovi iga vise teha võimalikult hästi. Lõpus oli juba see, et mul oli nagu üli chill pool, üks Eesti tüüp, väga lahe vend, Margus, mingi Portugali tüüp, ühesõnaga hästi lahe punt oli ja panin lõpuni välja suht hästi. Viimasel rajal olin mingi 5 meetri puti peal ja sain spit out'i. Sellest oli veits kahju, aga kokkuvõttes -7. Tänane hot round ilusti, tõusin päris palju kohti, ma täpselt ei tea, ma panen kohe siia kõrvale, mitmendaks ma lõpuks jäin. Aga kuskil, ma arvan, leadcardi piiri peal. Aga nüüd lähme chillime ja siis homme hommikul olen jälle tagasi, on väikse update enne ringi ja siis on vamonos. Nii, viimase päeva hommik õnnestus saada eile leadcardile lausa. Kohe hakkab mäng pihta, 5 viskega siis Sandorist maas, aga ausalt öeldes mind see mitmendaks ma jään ei huvita üldse, sest see, kas ma olen siin 20 või võidan või olen 14 või 3, see ei muuda mu elus suures pildis midagi. Lähen lihtsalt mängima, aga väike võistlusnärv ja selline asi ikka on sees ja tahad performida ikka hästi selles mõttes. Kui seda isu ei oleks, siis ei mängiks üldse seda mängu. Et kui see mingid emotsioone ei tekitaks nagu, aga jah, lähme peale ja Epp filmib ka ja eks vaatame praegu ilus ilm ja kõik on hästi. Me oleme siin juba teisel rajal, aga esimene rada oli väga crazy, et siin lõi kaardid juba täiesti sassi, me 4 olime peaaegu kõik ühe pulga peal ja siin teisel rajal mul õnnestus teha hea drive ja lõpetada ilusa putiga ka. 3. ka sain pirku kätte, väga hea algus. Et tundsin, et momentum on nagu minu poolel ja tahtsin kohe nagu lappi peale panna, et hea enesekindel oli olla ja läksin siin proovima mingi 12 pealt umbes. Et suht solid run, võib enam rahul olla. Nüüd oleme 5. rajal ja ma olen Sandoriga juba vist ühene vahe äkki ainult ja teistelt olen juba äkki 1 viskega võib-olla ees või enam-vähem viigis, et praegu nagu väga-väga okei algus. Siin ei nüüd putt mingi 12-13 peale, mõtlesin, et tuleb ka paremaid hetki, kuigi oli väga suur isu runnida küll, aga lõpuks võtsin lihtsalt lay-upiga 3 ja Sandor võttis siit väga ilusa 2, väga ilusa pöördi, et kasvatas natukene oma edu jälle, andis hingamisruumi endale. Ja siis see õudne 6. rada, mingi päris kehva drive ja putt nüüd mingi 7 pealt, siin ma sain eelne kord 2 rolli, aga mõtlesin lihtsalt, et ei, lähme paneme lihtsalt ära ja tuleb, mis tuleb. Ja õnnestus väga ilus putt, et ma olin selle parriga ma olin igatahes üli rahul. 7. rada, väga ebamugav Mando rada, kus ma ei oota mitte kunagi põhimõtteliselt isegi pöördit, aga kuidagi õnnestus jõuda mingi 8 meetri peale. Ja ma ei tea, tunne oli hea ja mõtlesin, et jätkame ja suutsin panna päris hea putti. 8. rajast palju sisu ei ole, aga siin ma ikka käkkisin ikka korralikult. Vale kettavalik ja võtsin siit lõpuks hoopis tripla. Nii et minu esikoha jaht sai päris kõva põntsu ja nüüd lasin kõik endale järgi ja järgmisel lähenemisel, drive üli hea lähenemine kehva ja putt ka alarauda, et nüüd natuke nagu momentu hakkab kaduma. Aga siin on vist rada 11 ja see õnnestus teha okei drive, aga putt jäi mingi äkki ka 11 peale, mida realiseerinud. Rada 13, Sandor on võtnud paar pöördit, mina olen võtnud parre nüüd. Nüüd on kõige raskem rada, või vähemalt pöördi mõttes ja mõtlesin, et lähen ründama. Ja õnnestus üli hästi drive ja õnnestus põhimõtteliselt parkida. Sandor võttis siin 4. Nii et jälle natukene score separation jälle, annab jälle mingit hingamisruumi või natukene lähemale, aga ei, vahe on ikka sees, aga mitte suur. Nice. 14. õnnestus ka pöördi võtta, see ei ole iseenesest raske rada, aga vaadake, see on lihtsalt nii fucking ilus rada. Täielik signature hole ikka siin. Aga jah, ei, pöördi on ikka hea, siin võib rolle juhtuda ja kõike, nii et mõnus. Ja laksti, me oleme rajal 18, väga tähtis rada, Epi ei tahtnud enam minuga kaasas käia, ta ütles, tal on liiga pingeline ja see on väga tähtis putt. Võtsin 17. rajal poogi ja nüüd ma tean, et mul on Sandoriga 2 vahe. Mida ma aga ei teadnud, on see, et üks hispaanlane on hakanud väga hästi mängima ja ma olen temaga viigis. Ja 3. üks tüüp Chase Cardilt on hoopis liider, mis tähendab seda, et minu putist oleneb praegu, kas ma tulen 3. või pean 3. kohta hakkama ümber mängima. Ma arvasin, et me mängime Sandoriga võidu peale, aga hoopis selline ootamatu olukord ja ma sain selle teada vahetult enne putti. Põnevus peab säilima, nii et paneme plönni ja lähme ümber mängima. Ümber mängimisel draamat kui palju õnnestus teha väga hea vise, maanduda mingi 5 meetrit kordist. Ja aga
see ketas pani rolli, aga teine pani veel hullema mäsa, nii et mul õnnestus ikkagi see 3. koht võita. Ring läbi, tegelikult ring on juba läbi paar tundi tagasi, aga käisime kodus söömas ja riided vahetamas. Läheme autasustamisele, ehk siis jah, ma ei tea. Lahe oli, nüüd järgmine võistlus on meil Discgolfi liidu karikasarja etapid ja nii edasi. Nii et kui te tahate, et ma veel neid vlooge teen, siis pange like ja pange subscribe ja kõik jutud. Ja järgmine aasta, kui siia Hispaaniasse regamine avatakse, siis soovitan silmad lahti hoida. See toimub tavaliselt mingi oktoobris või novembris, hakkab see regamine, kohad lähevad suht kiiresti. Aga see on tõesti, see rada on üliäge, see loodus on ülilahe, kõik jutud, et see on nagu väga-väga äge reis ja see Oviedo üldse on ilus linn ja ma ei tea, ma ei oska nagu midagi muud öelda kui ainult häid sõnu. Nii et tulge ja pange hullu ja bye bye. Vaiko, vän üks soolo siia.